Tähenaine. Brasiilia muinasjutuainetel elas kord üks töökas ja heatahtlik noormees, kes kahjuks ei olnud väga nägus. Mitte ükski külatüdruk ei sallinud teda, vaid nad naersid ja narritasid, kui noormees külatänaval käis. Nii eelistas poiss elada külast väljas mägedes ja seal oma põldu pidada. Põllu ümber olid kiviaiad, ta toetas end tihti vastu neid kivisid ja tundis, kuidas ta enda süda hakkab armastuse puudumisest kiviks muutuma. Öösiti meeldis talle aga end selili heita ja taevasse tähtede poole vaadata. Taevas tundus nii lõputu ja kutsuv. Ühel ööl tundis ta, et ei suuda enam taevast vaadata. Tähed olid justkui siinsamas, aga mitte iialgi ei suutnud ta neid püüda. Talle tundus, et tähed helgivad tema põsele ja puudutavad teda, aga kui ta haaras tähekiirte järele, kadusid need. Kõik see oli vaid väljamõeldis, nuuksus ta, peakätesse peidetud. Mitte keegi ei armasta mind, isegi tähed ei hooli minust. Sel hetkel tundis ta, et keegi tõepoolest puudutab teda õlast. Ta päästis oma pilgu käte vahelt ja vaatas. Tema ees hõljus hõbedane kogu, imeilus naine, kes naeratas ja vaatas armastavalt tema poole. Kas sa võtaksid mind enda hütti, küsis see olend. Ma sooviksin olla sinu naine. See oli tähenaine, kes oli otsustanud kaugelt taevast tulla maa peale alla, sest tähed oskavad vaadata inimeste sisse. See tähenaine oli näinud meie inetu näoga noormehe südamesse ja teadis, kui ilus see süda on. Tähenaine oli elanud kaugel taevas, kus oli ilus, aga jahe. Ta teadis, et noormehe südames on soojus ja see soojus kutsus naist enda poole. Noormees kogus end kiirelt ning võttis naise ulatatud käe vastu. Koos kõndisid nad öistes mängudes, kuni jõudsid hütini. Naise sisse astudes täitus hütt hõbedase valgusega, nii et noormees tänas õnne, et ta hütt külarahvale silma ei paista. Akendestki sädeles hõbevalgust välja, aga mäevääru tagant ei olnud seda külasse näha. Nii hakkasid nad elama nagu mees ja naine. Igal hommikul läks mees rõõmuga põllule tööle ja iga õhtul jooksis ta koju, et oma naisega kokku saada. Ta naine oli katsudes küll väga jahe, aga mehel oli soojust nende mõlema jaoks. Ta ei teadnudki varem, et maailmas võib olla nii palju õnne. Külarahvaga otsustas aga mees seda õnne mitte jagada. Nii ei rääkinud ta oma naisest mitte kellelegi ega kutsunud kedagi külla. Aga tähenaine ei olnud sugugi nii õnnelik. Hütis oli päevad otsa üks igav olla. Pealegi oli seal pime, kitsas ja umbne. Tasapisi hakkas tähenaine igatsema tagasi enda jaheda, lõpmatu ja helekirka taevamaailma järele. Ta tundis ka, et mehe armastuse soojus on tema jaoks liiga palav, nii et kui mees tuli ja teda kallistas, hakkas naine hõõguma nagu haiguse leekides. Mehe hütti kolides oli ta pannud selga mehe kadunud ema riided, aga need hõõrusid ta õrna naha vastu. Ta tahtis panna uuesti selga oma heleda õhkerge täherüü. Mees nägi, mismoodi ta naine aina kuhtus, aga ei teadnud, kuidas teda küll aidata. Kas ta pidi viima naise külasse või isegi linna arsti juurde, sealt abi paluma. Aga ta aimas, et teised inimesed ei võta hõbenaist nii lihtsalt vastu kui tema. Ta oli ju tänu oma elule märganud, mismoodi inimesed ikka kipuvad naerma ja narrima neid, kes on teistest erinevad. Ühel ööl oli see aeg käes. Naine kammis oma juuksed ning libises välja maanaise riietest. Ta astus oma tähenaise valgesse rüüsse ning hakkas kõndima mäetipu poole, käsikäes oma mehega, kes oli teda kurvalt vaikides jälginud ja saatma tulnud. Kas sa tuled minuga, küsis tähenaine oma mehet, kui nad olid jõudnud mäetippu. Muidugi, vastas mees. Naine hoidis mehel käest kinni ja tõusis õhku, lennates läbi taeva nii kaua, kuni jõudis oma koju, jäätulede maailma. Mees vappus külmast,
Ta haaras oma naisest kinni, aga naise jahedus pani teda veel rohkem vappuma. Läbi külmavärinate otsis ta oma naise silmi, et neisse silmadesse naeratades soojust saada. Ta leidis naise silmad, aga nendest tulev pilk oli korraga nõnda ere, et see pimestas meest nii, et ta ei näinud enam mitte midagi. Nähes, mis mehega toimub, haaras tähenaist ahastus. Kallis, ma pean sind tagasi su hütti ja su põllule viima, ütles ta, endal pisarad voolamas. Mina ei suuda olla kunagi õnnelik sinu maal ja sina ei suuda kunagi olla õnnelik minu maal. Kui nad olid tagasi maale lennanud, külarahvas arvas, et nägid mööda lendavat komeeti. Kallistasid nad taas ja tundsid, kuidas soe ja külm kohtuvad. Ma ei suuda sinu juurest ära minna, sosistas tähenaine. Las ma jään ikka siia hütti, sest ma armastan sind. Ei, vastas mees, sa pead minema, sest ma armastan sind. Tähenaine vaatas mehe südamesse ja ta teadis, et mehel on õigus. Jah, ma pean minema, sest ma armastan sind. Selle peale istus mees jälle üksinda oma kiviaia kõrval ja vaatas öösiti tähti. Ta teadis ja tundis, et nende tähtede seas helgib ka tema naine.